Austatud härra maavanem, head järvamaalased, kallid kaasmaalased. Maavanema kõne järel tahan ma öelda järgmist. Sünnipäeval ja pidupäeva kõnedes tavaliselt tahaks hoopis hõisata. Tahaks hõisata ja kuulutada kogu maailmale, et see meie armas Eestimaa kõige ilusam, kõige parem, kõige erakordsem, meie keel, meie kultuur, hindamatu ja eriline, nii nagu me tegelikult seda ju mõtleme. Nii väike, ilus ja armas. Maavanem muretses, eestlased pidavadki olema muretseja rahvas, kõike pidime muretsema. Meil on sama, selle suure rõõmu sisse või siis sinna rõõmu kõrvale, sinna tavaliselt ongi pidupäevadel ka peidetud sellist kurbust, tükikesi pettumusest, kahtlustest, muredest. Ikka tahame küsida, head Eesti inimesed, mis meist saab? Mis saab Eesti riigist? Räägime siiski riigist. Täna oleme siin oma Eesti Vabariigi pärast, meie vabariigi sünnipäeva pärast. Mis saab meie keelest, mis saab meie kultuurist? Me teame kõigepealt seda, et elu ja vabadus, need on haprad, muutuvad. Seesama vabadus võib ikkagi olla ühel päeval ainult mälestus hingesopis. Ei ole hullemat asja kui sõjad, on nad siis riikide vahel, on nad inimeste vahel. Need röövivad tänasel päeval paljudelt inimestelt oma kodusid, elusid, peresid, lootusi. Kõik need sõjad, olgu nad kodu või muud sõjad, nad loovadki inimeste vahele usaldamatust. Vastamata ootusi inimeste vahele, riikide vahele. Ma usun, et eestlane ja ka järvakas on tegelikult oma loomu poolest lahke, kaastundlik, abivalmis, koostööaldis. Me olemegi oma kodumaad tegelikult valmis jagama. Oleme valmis kompromissideks kõigi nende inimestega, kes tegelikult ka Eesti maad armastavad. On samamoodi nõus kõike seda au sees pidama, mis meile siin tähtis on. Meil on igaühel ja rahvana ja järvakana selliseid maiseid muresid. Täna pigem püüame neid unustada, peidame neid oma naeratuse varju, püüame neist üle olla ja mõtleme, et küllap saame hakkama. Küllap sünnib meid siia Eestisse rohkem. Küllap saame rikkamaks, tublimaks, suuremaks, kuulsamaks nii rahvana kui üksikuna. Mina tõesti usun, et me saame. Ma tegelikult usun, et me juba olemegi. Ja seda usku, mis minul on ja ma usun, et paljudel siin saalis on, seda muidugi tuleb toita. Seda tuleb toita ka meie enda riigi poolt ja mitte ainult sõnadega, vaid loomulikult ka tegudega. Ja ei ole õige, et see, kes arvab teisiti, seda tuleks sundida vaikima või et ta tuleks häbistada. Dostojevski on kunagi kriitiliselt öelnud. Ma ei taha sellist ühiskonda, kus ma ei saa kurja teha, vaid just sellist, kus ma saaksin teha igasugust kurja, aga ma ise ei tahaks seda teha. Küllap saab seda ringi mõelda ka kõige selle koostöö ja kõige selle muutuste tahtmise või mitte tahtmise võtmes. Minagi ei taha, et Eestis oleks keelatud seadusega olla õel, vihane, kade, väiklane, kuri. Ma pigem soovingi, et Eestimaa inimesed, ka Järvamaa inimesed ei tahaks kiruda, kaevata, käega lüüa, kaduda nende 4 tuule poole. Me teeme kogu riigis, oma kodudes, maakonnas igapäevaselt valikuid. Maavanema mured on õigustatud. Kui me teeme õigeid valikuid, siis edeneb ja paraneb see elu tõepoolest kiiremini. Kui me eksime oma valikutes, siis kulub lihtsalt kannatust ja aega rohkem. Head kaasteelised, mis saab siis meie enda Järvamaast. Ma ei tahaks rääkida haldusreformist väga pikalt. Meie oleme oma mõtteid mõelnud ja oleme täna siin kaasa mõtelnud päris pikalt. On selge, et see vabadus ise otsustada ja ise kujundada, see tähendab nii võimalusi kui kohustusi. Kas suur on ilus ja kui suur on ilus? Kuidas saaks raha rohkem? Kuidas paistsaksime paremad ja ilusamad kaugemalt vaadates? Kas mulle see tool või see kroon sobiks? Head sõbrad, ma tean, et nendega murravad paljud Järvamaal oma pead.
aga need kõik on siiski teise järjekorra küsimused. Ma usun, et vastutus on võtmesõna. Ja see väljakutse, mida muuta või kuidas teha teisiti, et inimesed ikkagi elaksid ja toimetaksid siin Järvamaal. Meie oma otsustega, tõsi, annamegi seda usku, lootust või võtame seda Järvamaa inimestelt. Aga elu Eestis, Kesk-Eestis ega ka Järvamaal ei ole siiski ainult arvutustehe. See on ikkagi suuresti seesama tunne, see side ja see soov tunda ennast siin järvakana, oma kogukonna liikmena ja see usk, et ka lihtsalt vallakodanikuna või linnakodanikuna suudad sa midagi mõjutada ja suudad midagi ära teha. Kogukonnal on tarvis ühiseid ajaloolisi asju, ühiseid väärtusi ja seni ei ole me selle maakonna ühise identiteedi leidmisel just ülearu edukad olnud. Religiooni- ja suhtlemispsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar on kirjutanud. Ühelt poolt on vahva, et igaühel on oma tõde, aga sellel on ka oht, see ei ühenda. Ja soovides parimat on meil loomulikult tarvis üksteist usaldada, aga ka painutada oma arvamusi ühiste sihtide nimel. Vabariigi aastapäeval on ikkagi põhiline, kellele me mõtleme ju meie inimesed. Need, kes me täna oleme ja loomulikult need tulevased põlved. Need tegusad inimesed nii Järvamaal kui igas teises Eestimaa paigas on ikkagi need, kes on riigile kõige olulisemaks toeks ja parimaks kingituseks ka. Järvamaal on neid parimaid, neid tublimaid, kelle üle uhkust tunda. Igal aastal anname me välja elutööpreemiast vapimärki, tunnustame oma parimaid noorsootöös, kultuuris, spordis, hariduses. Ma usun, et kõik need inimesed on ikkagi meile kõigile meeldetuletuseks, mismoodi saab ja leiab aega, kui on vaid tahtmist ja head pealehakkamist, siis muuta iseenda ja kõigi teiste igapäevaelu tegelikult oluliselt rikkamaks ja paremaks. Nii meie ettevõtjad samamoodi. Neid ei ole meil palju, aga me tõepoolest oleme tänulikud ja uhked, et te siin olete, et te siia tulnud olete, et te püsida suudate. Te olete väga olulised kivid selles ühiskonna alusmüüris. Ja kuni meie Järvamaal, igas vallas, igas linnas, kogu Eestimaal selliseid inimesi on, seni ma usun, et Eesti riik püsib. Ja ma usun, et ka Järvamaa püsib. Ja ma usun, et me teeme oma otsused õiged või valusad või vahel ka valed. Ma soovin teile kõigile, meile kõigile tugevat vaimu, eneseusku, visadust, töökust ja loomulikult palju õnne Eesti Vabariigi sünnipäeval. Elagu Eesti!